Jaanika, et kus lõõtsa mängitakse, sinna rahvas koguneb. Tere tulemast, armsad inimesed! Tere tulemast avatud lõõtsade peole. Tänase päeva tõmbas lõõtsal lahti lõõtsa kuningas Juhan Uppin ja täna saab kuningas endale kuningalinna. Ja see ei ole kaua oodata, kui Põlvale antakse üle lõõtsa pealinna tiitel. Aga see on üks rõõmupidu ja lõõts on alati olnud rõõmsa peopill. Nii et üks kuningas meil siin on. Kas meil on veel olnud kuningaid? Aga Haimar, kas sa tead, kes oli päris esimene lõõtsa kuningas? Ma ei olnud koolis, mul oli arstitõend, ma ei mäleta. Haimar, aga päris esimene lõõtsa kuningas oli Karl Kikas. See on see, kes on sinna trepi peale pandud istuma lõõts käes. Ja, seda ma tean. Ja, aga kas sa, Haimar, tead ka, et Eesti esimene lõõtsa kuningas Karl Kikas ütles ühes raadiointervjuus, et kui ta lõõtsamängu selgeks sai, siis ta oli kui hull selle pilli järele. Muud kui mängis ja mängis, isegi kooli ei tahtnud enam minna. Ja, Juhan, aga sina oled nüüd selle perioodi, Eesti perioodi esimene lõõtsa kuningas. Vastab tõele? Ma ei oskagi nüüd sellele täpselt vastata. Aga sind niimoodi tituleeritakse ja sa vist tead natuke Karl Kikast ka. Et mis tegi selle lõõtsa virtuoosi Karl Kikka nii tuntuks, et lõõtsamehed peavad teda enda eeskujuks? Ilmselt väga paljud asjade koostoime, et tegu oli ülihea pillimehega, andeka muusikuga ja hea kuulmisega mehega, aga midagi, mida me ei tea, pidi seal veel olema. Et häid pillimehe on palju, aga kui üks inimene või ühe inimese mäng läheb nii paljude inimeste südametesse, saab nii populaarseks ja nii hinnatuks, siis peab seal temas olema midagi müstilist, mida me ilmselt kunagi ei taba. Juhan, ütle retsept, kuidas saada heaks lõõtspillimängijaks? Pool sellest vastusest sa ütlesid juba ära, kui sa Karl Kikka sõnu tsiteerisid. Et ma arvan, et peab olema, mis seal salata, peab olema annet, peab olema muusikalist kuulmist, peab olema tahet harjutada, aga siin ma tulekski nende Kika Karla sõnade juurde, et ta oli kui hull selle pilli järgi. Ehk siis, ja nagu ma ka isiklikust kogemusest tean, et sa pead palju mängima ja harjutama, aga sa ei tohi ise tunda, et sa harjutad, vaid sa pead seda tegema siirast rõõmust. Kas sa oled hull? Lõõtsa hull. Lõõtsa hull, oled lõõtsa hull. Nii et Juhan Uppin, lõõtsa hull. Ja me palume sul veel mängida ühe loo. Kas sa ütled ette ka, mis lugu see on ja kellega seotud? Eks need mõlemad lood, mis ma mängin, on Karl Kikka järgi mängitud, tema järgi õpitud. Esimene lugu oli Väike Ant, see on üks levinumaid lõõtsa polkasid ja sestap sobis siia kontserti avalooks, ma arvan, hästi. Ning teiseks ma mängin ühe valsiloo, õigemini on neid 2 tükki, üksteise otsa. Ja valsid, võib-olla neis avaldubki see Kikka fenomen, et ta suutis nende lugudega panna rahva kuulama ja need jutustasid inimestele mingid lugusid, nii et
Juhan Uppin. Jaanika, sa ütlesid, et ma eriti hoiaks seda tuld, mis me ennist siia lavale tõime, et see on üks ilmatu tähtis tuli. Mis tuli see on selline? Jaa, see on ilmatu tähtis tuli, sest see on Põlvamaa kultuuri teatepulk. Nimelt Põlvamaal on kombeks, et üks teema-aasta annab teate teisele edasi. Ja nii eelmisel nädalal sai Põlvamaa liikumisaasta teatepulk antud muusika-aastale ja Põlvale, kes siis täna Lõõtsa pealinnaks tituleeritakse. Selle peale võib lausa plaksutada, sest järjepidevuse ja tule hoidmine on tõesti üks tähtis asi. Kui asjadele tähelepanu pöörata, siis nad säilivad. Kui ei pööra, siis nad jäävad järjest väiksemaks, kuni võib-olla järjest kaovad. Kunagi kaovad. Nii et järjepidevust ja tuld tuleb hoida. Kindlasti sobib see mõte rahvamuusika kohta. Ja õnneks osatakse tänapäeval nii Põlvamaal kui mujal Eestis seda traditsiooni väärtustada. Ja parim tõestus selle kohta on järelkasv noorte muusikute näol. Teie ette astub Põlva muusikakooli lastekapell ja te kuulete nende esituses 2 lugu. Küla Volka ja kas mäletad kevadet õites? Kas mäletad kevadet õites, aasal kui häälitses linn? Kas mäletad Emajõe sõites, paadis kui suudlesin sind? Õnnel siis tuksus mu süda, armastust ihaldas rind. Mõelda ei julgenud seda, kallim, et armastan sind. Õnnel siis tuksus mu süda, armastust ihaldas rind. Mõelda ei julgenud seda, kallim, et armastan sind. Eludel kohuste sunnil, saatus mind kaugele viib. Võlsana südames kandsin, unelmaks oli mul siin. Selles nüüd tunnen ma piina, tookord ei mõistnud ma sind. Laulu nüüd laulaksin sulle, hellusi hikkaks mu rind.
üks jutt. Haimar, kas sa üldse tead, kui vana pill on lõõts ja millisest pillist lõõts alguse on saanud? Ja seda ma tean. Siis ma käisin koolis, tundub olin ma kohal. Seda räägiti, et esimesed taolised pillid olid juba 2000 aastat tagasi Hiinas. Siis toodi nad 19. sajandil missionäride poolt siia Euroopasse ja siis ma kirjutasin sinu jaoks üles. Ma arvasin, et sa küsid seda. Aastal 1821 valmistas Christian Friedrich Ludwig Buschmann esimese suupilli, millel oli 15 metallkeelt ja need olid kinnitatud siis kambrite puhumisavadega puutükile. Ja juba järgmisel aastal lisas ta lõõtsast lõõtsa, kaane, nupud ja patenteeris selle leiutise kui handaeoliini. Instrumenti täiustas austerlane Cyril Demian, kes lisas saatepassid ja patenteeris leiutise nimega akordion. Nii et lõõts ei ole mitte midagi muud kui laisa mehe suupill. Tubli Aimar, 5, istu. Aitäh. Aga esimene lõõtspill jõudis Eestisse arvatavasti 19. sajandi keskpaiku. Esimene kirjalik teade lõõtspillist Eestis räägib, et 1886. aastal toimus Virumaal Kalevipoja seltsi koolimaja ehitamise toetuseks pidu, kus tantsiti lõõtspilli saatel. Ja kuigi tõesti lõõts on justkui võõra päritoluga, oleme me võtnud hästi omaks ja säilitanud teda rohkem isegi kui mõni teinegi rahvas. Ja järgmised esinejad on küll Eesti poisid, aga pakuvad meile võimalust kuulata, kuidas lõõtspillidel Iiri rahvamuusikast mõjutatud lugu kõlab ja see on koguni pärit Kanadast. Nii et esimene lugu on vanaaegne lugu Kanadast ja teine lugu on puhta Eesti lugu, valss.